No nii, kallid sõbrad, me oleme tagasi populaarsel siis nõudmisel on Robin tagasi ja muidugi täna on eriline päev. Okei, mitte täna, aga põhimõtteliselt reedel, kui te seda videot vaatate, siis Robinil on sünnipäev, nii et Aitäh. Ma tänan. Palju õnne, Robin, soovige temale ka siis õnne Instagramis, kus nad sul õnne soovida saavad ja kus tüdrukud slaidida saavad. Vasta ka siis. Tõsi, no. Ja tõsi. Mina tänan igatahes kõiki, kes mulle kirjutavad reedel, et aitäh. Ja kus nad selle slaidivad nagu? No Instagramis ikka. Mis su Instagram on? Robin Välting. Väga tore. Nii, aga... Oota nüüd, alustuseks. Mina teen omalt poolt pöördumise, et aitäh kõikidele inimestele, kellele meie eelmine video meeldis ja eriti tegelikult ma tahaks tänada Saskia Mölderit, kes kirjutas, et we need more Robin. Ja omalt poolt. See oli top comment põhimõtteliselt. See oli top comment ja omalt poolt ma saadan sulle Andrei Sivakini merchi. Niimoodi kohe või? Minu kulul eladki või? Jah. Igatahes aitäh Saskia ja sinu pärast ma siin täna olen. Ja muidugi Robin siin võtab minust eeskuju nagu ikka ja alustab varsti siin oma YouTube'i kanaliga ka, nii et ma jätan descriptionisse selle Robini YouTube'i kanali lingi, kus te saate siis subscribe ida, tehke talle 1000 subscriberit ära, siis saab poiss raha ka teenida, aga ühesõnaga, me oleme tagasi siis. Eelmine kord oli meil Rannamaja tier list, kus siis me võtsime kõik nii-öelda siis päris Rannamaja legendid ette, aga täna me siis võtame ette Rannamaja Raju Reede. Vaata, kui mõnusasti ma neid R-isid välja põristasin. Aga täna on siis Rannamaja Raju Reede tier list, sest et juba pühapäeval saime me ikkagi sellise eksklusiivse asja, nagu te juba teate, et me siis hakkame Raju Reedet näitama ja kommenteerima ja see siis tuleb pühapäeval välja meil. Ja siis me mõtlesimegi, et davai, et kuna esimene hooaeg oli ka ikkagi legendaarne, siis mõtlesimegi, et davai, teeme siis Raju Reede tier listi ja ma arvan, pikka juttu polegi ja... Paneme huugama. Kui sa eelmine kord ütlesid, et sa nagu Rannamaja väga ei vaatanud, kuigi sa millegipärast teadsid, et väike Kristo on erinevates leerides. Mis lood sul Raju Reedegi siis on? No ütleme nii, et me ikkagi selle puhul me istusime sõpradega maha ja hakkasime seda vaatama. See oli hea. Ühesõnaga, sa oled kursis asjadega? Üldiselt ma arvan, et ma võiks nagu olla enam-vähem. Ma arvan, et sa oled ilmselgelt rohkem kursis, aga ma arvan, et ma midagi ikkagi võib-olla tean. Okei, no vaatame siis, testime su neid teadmisi. Testime. Alustame siis esimesest. Aada, meie kõigi lemmik Wingman. Naljaks ma olen mõelnud, et Wingman. Ma kogu aeg rõhutasin sõna Wingman ja siis me tegime selle loo ka nagu Wingman, et see oli nagu sea kokksattumus. Läks teemasse ka. Aga Aada, Wingman, kes meid kõiki neid tegelasi siin siis kokku sobitas. Kas meil on jälle küsimust, kuhu Aada läheb? Ei ole, palun. Aada ise tegelikult selles eelmise videos ütles, et ta ennast tahaks panna muidugi siia sussi alla. Ei. Aga ma arvan, Aada. Come on, me ei saa. Sa oled legend, sa oled Raju Reedel legend ja ma loodan, et uues hooajas sa ka ikkagi jätkad oma need. No väga loodan. Seidi. Pole varianti. Pole varianti või? Palun, legend. Legend või? Oota, aga seleta, miks ta legend on siis? Miks on Seidi legend? Sa panid eelmine kord ikooni alla ilma isegi küsimata ja sa küsid, miks ta on legend. No aga me ei põhjendanud ära, vaata, me põhjendasime, et Aada on nagu siis oli Wingman, miks Seidi legend on siis? Sellepärast, et Seidil on nii paganama head ütlemised kogu läbivalt terve Raju Reede, et ma arvan, et ta on seda kohta seal väärt. Kailla, mida vittu no? Või ei tea, Andrei. Okei, läheb legendi alla. Muidugi läheb. Seidi on ka ikkagi kärrinud seda rõvedalt, seda Raju Reedet. Eelmine hooaeg ka väga palju fraase, väga palju meeme tuli sellest, nii et siin ei ole variantigi, sõbrad, siin ei ole varianti. Aga nüüd järgmine. Robini lemmik Merilin Nau. Ja Merilin Nau ma ikka ootan veel seda screenshoti, mis siis eelmise videos meil siin juttu sai. Sest ma väga tahan OnlyFansi teha. Päriselt ta kibeleb seda tegema. Ma kibelen rõvedalt, mul on nii palju ideid lihtsalt. Aga Merilin Nau, no ma ei tea, kui Raju Reedest rääkida, siis ta oli eelmine, ta on mingi pool sellest hooajast, ta ei olnud kohalgi. Ei olnud jah. Aga ta oli väga sükkel nagu pisteliselt ikkagi nagu seal figureerisid. Nii, mis sina kui suur Merilin Nau fänn, kus me paneme? Mina kui fänn ja austaja absoluutselt šoti olen võtnud ja ka läheb ikkagi... Šoti oled võtnud? Olen võtnud, aga aitab küll on ikkagi see, No selles suhtes, kui me eelmine kord panime ta ei kannata alla, siis ma arvan... Tõda ära juba. On olemas. Aitab küll. Nii, järgmine. Raju Reede siis kõige esimene legend meie YouTube'i kanalil ja selleks on muidugi
Andres on jõudnud tegelikult päris palju tegusid teha ju siin, kui ta pärast Raju Reede, et või pärast siis, kui ta seal saates ära käis ju. Ta oli Nublu videos, ta oli Maxima reklaami nägu, siis ta oli veel kuskil, ma ei tea, värske nagu, kus ta veel oli. Ma tean, et ta oli 100% kuskil veel, aga Andres on legend. See ongi minu ja tema vahe, et tema teab selliseid asju, kus kohas see tüüp on ja ma ei tea mitte midagi. Ma olen näinud ühes kohas ja ma ei tea rohkem, kus kohas ta olnud on. Mulle lihtsalt saadetakse, nagu ükskõik kellest siin jutt on, ükskõik mis, kas sellest Raju Reedest, Rannamajast, mingist, ma ei tea, karvastest kosist, mulle lihtsalt saadetakse, kui keegi kuskil tegutseb, mulle kohe saadetakse see informatsioon. Ma tahaks sükist informatsiooni. Aga ühesõnaga, Andres oli pullimees, ta ikka, ma arvan, pani selle asja mõnusalt käima, aga nüüd on vaja otsustada, et kus me paneme. Aitab küll kindlasti ole. Kindlasti ei ole. Mehsus kindlasti ei ole. Mina ütlen, et ongi, kas temaga võtaks šoti enne, nagu meil jäi ja siis annaks uue võimaluse, aga ta läks prouaga koju, eks ju, ja sealt. See oli see Saka. Sainu, tal oli see, et ütlesid, sa ei mäleta, ta läks tema juurde. Võtsid selle naise koju kaasa ja siis on kodus ja siis ütleb, et kuule Sainu, et ma ei tea, et tahad seda või siis ta mingi, et kuule ma ei ole Sainu, mu nimi on Saka. Siis ta mingi, Saka või? Ole siis Saka. Aga ühesõnaga. No mina võtaks küll temaga ühe šoti, absoluutselt. Ma arvan ka, sest et annaks uue võimaluse. Nagu ma arvan, et see oli lihtsalt nii hea episood, et kui me anname vaata, mõned asjad on see, et kui nagu on ühe korra, siis las nad olla nagu ühe korra ja see oli nii hea vaata. See on see, kui me anname talle uue võimaluse, et nagu ta sai kõik kasutatud, kõik nagu oli olemas, tegi pulli, tegi nalja. Kui ta teist korda sinna läheks, ma ei tea, kas see oleks nii hea vaata. Ta on ise nii muhe tüüp lihtsalt, et võib-olla isegi oleks. Mingil määral ta on legend, aga me paneme temaga võtaks šotina. Nii, järgmisena on meil teisest episoodist Maili. Maili on ka kanali fänn meil siin. Mis me Mailist mäletame oli see, et siin ühed teatud teised isikud, kes siit tulevad, nemad varastasid Maili siis nii-öelda tähelennu. Nad varastasid Maili tähelennu ja Maili oma võimalust ei saanud, mida ma ka oma siis videos ütlesingi, et kõige ausam oleks see, et kui Maili oleks siis nagu kuskil uues episoodis. Nii et mina pakun seda, et ma annaks talle uue võimaluse. Ma ei tea, kuidas sinuga. Mõtle sa ka, sünnipäeva laps. Ma mõtlen suga kaasa ja ma nagu olen sellega täiesti nõus, et ta vist tõesti ei täit potentsiaali selle ära kasutanud. No kui reaalselt, mõtle sa vaatad saadet, sa oled nagu, davai, Maili on meil see nagu saate nagu siis külaline, ta on nagu see, temale peame keskenduma ja siis lõpuks on ikkagi see, et mingi 70% on saadet möödas, sa oled mingi, Maili on ka siin või? Sa vist ju päris korduvalt küsisid ka seda. Jaa, ma päris mitu korda küsisin. Seega nagu minu pakkumine on see, et paneme sinna, annaks uue võimaluse. Anname Mailile uue võimaluse muidugi. Absoluutselt. Maili, mine Raju Reede saatesse uuesti. No ja nüüd, ma arvan meie kanali, kuidas ma ütlen siis, üks legendaarsemaid endina. Üks vend, kelle meem ikka veel elab, mis on üllatav. Ja selleks on muidugi ei muu kui tavaline mees, talumees, aknapesumees Mairold. Tavaline mees Pärnust. Aga vot see on raske. Aga Andrei, ma ütlen sulle lihtsalt, see video oli, see oli tõesti hea ja see osa oli tõesti väga hea. See teine on reaalselt mul üks lemmikuid osasid reaalselt. Aga Mairoldiga on nüüd raske. Ma ei tea, kas me temaga nagu päris šotti hakkaks võtma. Shotguni võta. Nüüd olen mina nagu kahe vahepeal. Kas ta on nagu legend? Sest ta tegelikult meie, kui niimoodi kanali seisukohta võtad, on legend. Või siis annaks uue võimaluse või? Või mis sa arvad? Räägi. Mis sa arvad? Sina kui nagu jälgid seda kõike kõrvalt, mis sa arvad? Kuhu me Mairoldi võiks paigutada? Mehsus, bro, oleks selline, nagu kõik läheksid selliseks nagu, kõik läheks täppi nagu ta tuli, ta oli siuke nagu, Ei olnud. Ei, nagu inimesel oli kohe sai sisust, sa olid kohe bro. Mis mõttes ta ei olnud, ta tuli, ta ei olnud meh, ta oli lihtsalt, ta oli paugu all. Mida ma oma videos küll ei maininud, aga päris paljud tõid seda välja. Ühesõnaga, sina ta sinna ei paneks ilmselt. Mehsus, ma ei paneks seda sinna. Kuhu sa paneksid? No kanali mõttes, tõesti sinu kanali mõttes on ta legend. Ta on ju ikkagi... Ta on meile päris mitu catchphrase'i teinud. Ta on tänu temale ja ma olen raha teinud. Mina ütlen legend. Mina lähen nii kaugele välja ja ütlen, et Mairold on legend. Aga kui sa vaidled muga vastu, siis vaidle vastuna. Ei, no selles mõttes sul on fair pointid ja ma arvan, et selles mõttes sinu kanali jaoks ta oli kindlasti väga, väga hea tegelane, et paneme ta legendi jälle. Paigutame ära. No pane ära. No paigutame. Mairold,
sa oled legend. Liigume edasi. Inimene, kes tõi meile selle legendi. Pärnust. Ta ütles, et Pärnust. Kerli. Raske ohe tuli mul praegu. Väga raske jah, tunda oli. Ma vaatasin kõiki neid osasid siis, kui need välja siin järjest tulid ja no tõesti tuli raske ohe praegu. Midagi ei ole teha. Mis me Kerliga teeme siis? Sinu märksõnaks ütel linnaliini buss. Jah, mul on siiamaani linnaliini bussid nagu... Ta ei sõida siiamaani bussiga. Mul on ära rikutud. Ja ma arvan, te teate miks on ju. Aga kus me üldse paigutasime ta seal Rannamäe tier listis? No jäiksi jälle minu meelest. Minu meelest oli jäiks. Okei, kui me mõtleme Raju Reede osas, siis... Mitmes osas ta nüüd oli? Ma arvan, ta oli ühes. Põhimõtteliselt kahes. Ta oli nagu seal see Mairaldiga olid ja siis see järgmine episood olid ka, aga seal nad saadeti põhimõtteliselt minema. Ja põhimõtteliselt. Ja siis tegelikult Mairald oli meil ju 3 episoodis, ta ju seal üks hetk pani Pärnus ka nendega pidu, vaata. Ma lähen seda teed pidi välja, et ma ütlen, et Kerli, sorry, aga aitab küll. Jah, pane. Kas sa oled nõus? Ma olen nõus. Oled nõus? Olen nõus. Sest eelmine kord ütlesin mina selle jäiks ära ja mul nagu... Hakkas kassima? Hakkas natuke kassima selle pärast, et... Ja nüüd aitab küll on parem. Ei no, selleks, et sina seekord. No paneme siis Kerli, aitab küll. Ma arvan, et teda teises hooajas ei ole. Nii, liigume edasi. Meil on siis 3. episoodi Claudia. Claudia, kes oskas suurepäraselt laulda. Sama hästi kui mina või? Sama hästi kui sina tõesti. No. See oleks reaalselt. Ja ma oskan väga hästi laulda. Kindlalt oskab, muidugi oskab. Ta nagu algusel chill, pärast ta oli siuke mingi, oli jumal toksik mingi vendadega. Mis seal osas üldse nagu täpselt juhtus, et äkki sa valgustad meid kõiki? Mina ei tea, nad olid kuskil, ma isegi ei tea, kus kandis nad peale võtsid ja siis nad läksid kuskile klubisse, kas Viljandisse või ei, mitte Viljandisse, Raplasse või mida iganes. Ühesõnaga, nad läksid klubisse, siis seal Claudiale üritati valida mingit tüüpe ja siis ta oli jumala toksik nendega vahepeal, et see on paks ja see on selline ja see on selline ja siis ta lõpuks sai mingi Antero nimelise tüübi ja siis lõpuks ta ütles, seda ka ei kannatanud ja siis jäidki kõik ilma. Arvestades seda, et ta oli nagu toksik seal lõpus klubis kõikidega, siis mina paneks ta sus või brõ. Ma ütlen tõesti, mina sellest osast nüüd väga palju ei mäleta. Ja kui sa nii ütled... Tal oli isa lätlane. Kintars. Kintars. Oli Kintars või? Vist oli Kintars. Mulle meeldib. Ma tulin, et küsiti, et Seiti kohe küsis, et mis su ema isa nimi on või? Ema nimi on mingi Triin ja isa nimi on Kintars. Nüüd on jälle kommentaari teha, et kus Robin on mingi, et ma väga Raju Reede. No natuke tean, aga nagu väga mitte. Isa nimi on Claudia isa nimi, Kintars. See on lihtsalt millegi pärast jäi meelde, ma ei tea miks. Kintars, aga minu arvamus on see, et paneme Claudia äkki sus. Ma isegi ütleks, et sus, arvestades neid kommentaare, mis ta tegi seal. Aga tee see ära siis. Paneme sinna. Täidame selle viimase lahtrikese ära ka, mis meil siis lahtiseks jäi. Claudia sus, brõ. Järgmine mees. Ja seda meest kirjeldan siis niimoodi, et see on täpselt see sama tüüp. Kui sa lähed kluppi ja see vend on nagu iga kuradi pidu kohal. Sul pole õrna aimu, kes see vend on. Aga sa tead, et see vend on iga pidu kohal. Siis ta viskab sulle käppa ka veel. Sa oled lihtsalt nagu, jõu mees, et hüli nice, kuule davai, ma lähen tantsime edasi nüüd. Ja see on täpselt see sama vend, vaata. Ja minu arust isegi kommenteeris isegi meie video all, et minu nimi on, kurat ma ei mäleta, mingi Ken või Genert või mingi siuke, vaata. Tahtsin siin tuua vahepeal paralleelid, siin saab väga hästi paralleeli tuua Hiiumaaga. Vahe on selles, et sa tead seda tüüpi nimepidi, sa oled selle vennaga koolis käinud, see vend on igal peol kohal ja see vend saab iga pidu lõuga. Et me kõik teame lihtsalt sükest tüüpi. Mõned on siuksed rusikamagnetid täiesti, kogu aeg saavad lõuga. Ja täiesti kogemata vahepeal juhtud, täiesti valel ajal vales kohas, siis käis trepi pealgi. Aga ma arvan nagu selle tüübiga siis on, ma arvan see case, et ma olen kas sus, brõ või aitab küll. Aitab pidutsemist. Aitab pidutsemist, sul on probleem, sul on probleem reaalselt. Ehk siis... Nagu meil ei ole millegi pealt öelda see sus, brõ, vaid ongi lihtsalt aitab sellest pidutsemist, aitab joomist. Kallis sõber aitab joomist, enam ei kannata. See on fair point, paneme siia, aitab küll reaalselt. Nii, järgmine vend, selleks on muidugi legendaarne Antero. Mina ajasin ta nime sassi, vabandust Antero, aga tookord, kui ma seda oma kommentaari tegin, aga tema nimi on siis Antero ja see mees on legendaarne siis selle poole pealt, et ta ütles, et sellise kuldse lause, kuldse quote'i
et talle sa mõtlen, et tulista. Ühesõnaga Antero ütles siis sellise lause, et kui ennast täis juua, siis iga naine on nagu printsess. Robin, kuidas sellesse lausesse suhtud? Ei tea, see on ikka päris kuri. Väga toksik. Kuigi see tüüp nagu tundus nagu üli hea südamlik, vaata, no ma arvan, ta ei mõeld seda üldse nagu halvaga nagu. Ta üldse ei mõeld seda halvaga nagu. See on ikkagi päris kuri, mu meelest. Kuri, aga lihtsalt ma arvan, kui ta tundus nii hea südamliks, nii et ma mingil määral nagu annaks natukene andeks talle isegi. Aga vaata nüüd Anteroga on see, et ma vaatan praegu nende meie kategooriaid, ja väga raske on teda kuskile paigutada. Minu mõte jookseb muidugi siia kategooriasse, meh, sus on bro. Peale seda lasest ma oleks küll bro. Ma ei tea, kas seda päris uut võimalust annaks, ta oli nagu siuke, ta kasutati lihtsalt nagu mingi last resort'ina ära, vaata, et lihtsalt nagu come on, meil on vaja content'i, palun Antero tule nagu. Andus, et pane see nüüd meh and sus and bro alla. Jah, paneme sinna, ma arvan, ta on bro. Ta ei ole meh, siis ta tegi content'i veits. Ta ei olnud sus, ta oli bro. Ma arvan selle lause pärast bro. Vot see tüüp oli meil OG-d, ma arvan, need, kes tõesti neid videosi on meil jälginud. Ainult need vennad teavad, kes see mees on. Ja nad isegi, ma arvan, ütleks ta nime, sest ma ikka panin selle lambistele nime. Ja see mees oli meil võib-olla maksimum 2 sekundit eetris. Robin, kas sa tead, kes see on? Ei, ta on kõige hullem peomees üldse, kellega ma ütlen, et jällegi, tule Hiiumaale. Sa näed sellist meest peol alati. Karateka on selle. igas väiksemas kohas on siuke vend. See mees, mina nimetasin teda Rihoks siis, aga oot see mees isegi kommenteeris ka meie videol. Ta ütles, et üliäge video, aga minu nimi pole Riho, minu nimi on Märt äkki või? No raudselt ainult sassi ka nüüd. Ma ei mäleta, aga ma mäletan, siuke kommentaar oli, kus siis ta siis ütles meie päris nime, ehk siis Märt/Riho. Mis me teeme? Teeme aga võtaks shoti või? No, absoluutselt. Kindla peale. Siukeste meestega on ikka võetud varem ka, no ma teisi. Muidugi võtame. Eks võtame temaga shoti, jah? Ja. Ma arvan, see oleks kino. Siin on hea lihtne. Rihoga võtaks shoti. Nii, järgmine mees. Living Meme ja tema nimi oli siis... Aleksander. Tema oli siis 4. osas, mis oli ka väga hea episood. Tema tuli väga kuulsa koodi, tõmbas sinu kogumikku, kus sa need kõik siis kogusid ühesõnaga. Nii, mis see oli? Täiesti sinu kood. Nalja peab saama. Kepiga. Minu kood. Esiteks, ma vist ei mäletan seda, ma kommenteerisin seda asja ka, aga nagu ma ei mäletanud üldse, et see oli ju tegelikult mingi tujurikkuja quote või tujurikkuja mingi kuskilt. Ja sellepärast, et mina ei kuulnud seda esimest korda selles mõttes, kuidas seda ütles, et... Ja, aga mul tol aeg ei olnud meeles üldse, siis ma lihtsalt ütlesin, siis ma sain, Andrei, sa ei teagi, see oli tujurikkujast, ma mingi, sorry, et elan nagu. Aga ühesõnaga, Aleksander. Minu meelest oli ta lahe tüüp selles mõttes, kas sa mäletad neid move'e, millega ta sisse tuli, kui ta enda riietus ära vahetas ja ta saadale seedile. Ta tegi mingi... See sama ongi see pilt sealt samast. Ja siis ta pani tule kustu niimoodi. Näed, tuli läks kustu ja... Adeseidi oli mingi wow. Okei, no hakkame välistama siis. Aitab küll kindlasti ei ole. Mehsus bro ei ole. Uut võimalust pole sellel tüübil vaja, see vend sai kõik, mis ta võttis maksimumi. Ta võttis maksimumi. Ja ausalt, ma olen isegi temaga pilti teinud. Ma kunagi suvel käisin peatuses, ta lihtsalt lendas laiali. Ma mingi, Andrei, teen pilti. Ma mingi, no okei, vaata. Nii et aga šotti ma pole taga võtnud. Nii et mingil määral meil on siin 2 varianti siis. Kas temaga võtaks šotti, mis on veel võtmata, või siis on ta reaalselt Rajureede saatelegend. Mina julgen öelda, et tegelikult, kui me praegu Rajureedet arvestame, siis ta on nagu legend. Ma arvan küll. Sest et lihtsalt nii hea episood oli, nii väga palju erinevaid quote ja nalju ja neid asju, mis ta tegi seal. Ja tema oli see, kes ju saavutas selles mõttes ka selle lõppeesmärgi seal. Mis see lõppeesmärk? Nad läksid peole, nad leidsid talle naise ja ta tegi ka väikse sahmaka. Vaata selle sahmakaga oli siuke naljakas asi. See oli naljakas lugu, noh. Aga mis seal oli? Seal oli selline case, et siis vaatame siis seda, kus nad siis pärast seda sahmakat ja mina kerisin tagasi ja miks ma kerisin tagasi selle koha, kui see sahmakas oli minu jaoks oli natuke suss see koht. Ja miks oli suss? Seal on näidatud esiteks mitte midagi ja teiseks seal kasutati tavalise mehe Mairoldi ja Kerli aknapesu hääli. Okay. Ehk siis ma tõin selle välja, et kuule, et siin vist ikkagi pigem mitte midagi toimunud. Ja lõpuks vist isegi see tüdruk, ta ju jättis meile kommentaari ka. Ta jättis kommentaari ka selle video alla, et kuule,
no põhimõtteliselt ta seletas lahti, et jah, et tegelikult ei olnud mitte midagi ja blablabla, et siuke kees. Ma mäletan täpselt, mis seal oli, aga mis Twitterist... Et ühesõnaga ta ikkagi sahmakat ei saanud. Okei, siis on ühesõnaga see on teemast maas. Aga... Ühesõnaga, Aleksander, ma arvan, me pigem ikkagi paneks ta legendi, ma arvan. Paneme ta legendi, sest tõesti väga hea episood oli, väga palju content'i sai. Nii, ja siis on see samune see tüdruk, kellest me rääkisime siis Katriin. Oli ta nimi vist. Katriin oli kohe liimil. Ta oli kohe liimil. Ja Aleksander isegi pidanud, nagu ta isegi jõudnud isegi, ma ei tea, vaadata ringi, ja seal kuskil klubis. ja lihtsalt nagu see tüdruk oli olemas kohe. Aga natuke kahju on sellest, et Aleksandr ei mäletanud hommikul tüdruku nime. See saate produtsent lihtsalt kohe lendas laivi, pani tanki rõvedalt. Mis nimi on? Ei tea. Sa oled siukses situatsioonis olnud? Ei ole. Ei ole või? Me ei tegele selliste asjadega ka. Sus. Ma arvan tegelikult ta nagu, ta oli content'i mõttes nagu päris okei, nagu selles suhtes, et absoluutselt tuli tegi... Nagu, ja ma olen see, et väga, vaata, kui sul on nagu väga lihtne inimesega nagu oli asja öelda, ta oli kohe nõus, siis on nagu ju, see on ju kohe plusspunktid täielikult. Ehk siis ausalt öeldes, minu mõte jookseb siia kategooriasse, annaks uue võimaluse. Jah, ma olen nõus. Ma ei tea, kas muidugi, kas nagu Rajureedes oleks uus võimalus, et see oleks natuke naljaks, kui miks täpselt sama tüdruk ja siis hakatakse otsima teda, sest ta ikka lõpuks tuleb, on. Aga ma paneks ta kuskile mujale, siis Rannamaja näiteks. Jah, pane seda Rannamaja. Annaks uue võimaluse, muidugi. Annaks uue võimaluse Rannamajas, mitte Rajureedes. No nii, järgmine legend. Vaat mulle see osa meeldis. Meeldis? Miks ta meeldis sulle? Mulle meeldis see, et kohe seidi alguses äkki, et ei tea, kas see mees siin täna otsima tuleb, kas naist või meest põhimõtteliselt. Äkki gay vibes vist veid. Ta tuli sisse, ta on Aada sõber. Oli Aada sõber. Tuli välja, et talle vist meeldib Aada hoopis alguses. Või eluaeg on meeldinud, ma ei tea, ta vähemalt sealt tuli välja niimoodi. Ei, ta tahtis 88 aastaseid. See tuli kuidagi valesti. Tal tuli valesti. See läks midagi vatukene. Mõtlen, see nagu üks koht, kus sa nagu midagi nässu ajad, see on nagu Rajureede lihtsalt. See on nagu there's no coming back. Ühesõnaga, Valeri läks peole. Ta ütles ka seal ju, kaltsud ütles naiste kohta. Kaltsud ütles, see on bro. See on väga halb. Aga ühesõnaga siis ta natuke aega proovis seal Aadat timmida. Siis lõpuks proovis Merilini timmida voodi peal ja lõpuks läks Merilin ja Aada hüppasid ta voodis, kui ta magas. Tüüp võttis kotid kokku, paksis kotid ära, tõusis püsti, ütles, et ma telin takso, pani Pärnust Tallinnasse. Sa jätsid kõige selle naljakama osa vahele, kui nad seal kargasid, vaata selle peale, vaata selle, läksid lihtsalt selle Valeri voodi peal siis kargama ja siis oli mingi, ei ole aluspüks. Valeri ärkab üles, oli nagu, mida vittu. Oli hea, mul läks see meelest ära, oli küll. Aga ühesõnaga see mees läks Pärnust taksoga Tallinnasse. Valeri, mis su arve maksma läks, nagu tahaks teada, see on huvitav. Aga nüüd, kui me teame seda, nagu seda plotte, siis kus me Valeri pajutame? Shotti austeldes ma ei viitsiks. Päris saatelegend ei ole. Uut võimalust. Selles mõttes... Ma arvan, ta oleks, ma ei tea, kes ta oleks nagu Rannamaja osalisena hea. Ta ei ole. Ma arvan, ta oleks täpselt Toomase vibes, see või? Pigem ta ei ole siuke mingi... Kus sa tead, no? Seal ei tundunud väga. Kui sellel venal jooki anda, siis on kohe teine jutt oli, vaata, mäletad? Must ta kohendas on prille rohkem seal, kui rääkis midagi tegi. Aga eks meil vist jääb ainult üks variant vist. Et sa oled mehsus ja bro ja või siis on... Või aitab küll sulle nendest asjadest? Ma ei tea, kas ma ütleks aitab küll, no. Sest et no ikkagi lõpuks oli päris naljaks vaata seesama, millest me ennem rääkisime, kuidas ta nagu asi lahenes selle, et ta läks nagu Pärnusse ja tegi veits draamat ja content'i. Või tähendab Pärnust Tallinnasse. Tallinnasse. Aga ma ütleks lihtsalt, et nagu veits siuke, midagi oli nagu sussi tema juures, no. Ma ei tea, mingid laused, mis ta ütles ja kõik see nagu, see nagu veits suss. Ta oli tüdrukutega ka ikkagi toksik. Selles mõttes, et kaltsudeks ikka ei kutsuta. Ja paneme siia ära, nagu me ümber mõtleme. Järgmine siis tegelane on meil Aleksandra. Siin on Aleksandra. Ühesõnaga Aleksandra. Ka see osa on mul millegipärast hästi meeles. On, ja miks ta sul hästi meeles on siis? Kas see võib olla see sama osa, kus nad rääkisid, et kui palju on partnerid on. Ja siis tüdruk ütles, et temal oli päris mitu... Rohkem kui üks. Ma ei teagi. Nii, mis ta tegi? Kas ta käis meeste ees niimoodi laulis Nublu mingit laulu ja tegi mingi no ja jalutas minema. Tüüp ebatudes mingi
Andke peeglit, vaata, mis mul viga on. Millega sa tegeled? Mis mul viga on? Hakkame välistama. No legend ei ole. Ei tea. Šoti... Nagu... Ei. Sest pigem ma võtaks Andrese ja selle Märdiga võtaks. Märdiga ja Rihoga võtaks, jah. Jah, võtaks kindlasti enne. Uut võimalust... Ei tea, noh. Kuigi tal oli see, vaata, minu arust oli nagu kahju, vaata, seal oli mingi tüüp, vaata, kes ta mingi kuradi mingi seeliku alt või krabas, mingi süke, kes oli ka, vaata. See oli veits ikka... Minu mõttes tõid selle videos välja ka, et... Ja, seda ei kannata. Ärge nii tehke, see ei ole isaks. Ja no lõpuks meil siin jääbki kas sus, või aitab küll. Ma mõtleks nagu, no see alguse pool oli naljaks veits, kus nad seal oma body countidest arutasid, aga nagu pärast oli siuke nagu nagu midagi vist ei saanud. Kui sa oled minuga nõus, siis ma arvan, paneme ta siia kategooriasse ja täpsustame, et siis siuke Ja midagi nagu hullu ei olnud, aga samas nagu midagi nagu... Mul meenus. Nii. Seal osas oli see, et ta samal ajal ta vist timmis mingisuguse tüübiga, kes oli kaitseväes, kes oli suhtes. Okei, see on sus. See läks täiesti meelest ära, see on sus. Okei, ühesõnaga, ta on õiges kategoorias siis. Nii, aga lähme siis edasi. Järgmine mees on see sama, kes siis seda Aleksandrat seal lõpus nii-öelda kabistama hakkas ja ta ütles sellise väga legendaarse lause ja see oli see, et ma loodan, et me sinuga ei suudle, aga luba mulle, kui see niimoodi juhtub, siis sa suudled. Vist oli siukse analoogne lause oli nagu. Kui uuesti klubid lahti lähevad kunagi, siis filmi mind ma lähen ütlen. See oli suht nagu high IQ lause tegelikult. Ma arvan, see mees, me ei tea ta nime, ma tõesti ei tea. Kusjuures ma arvasin, ma tean korraks, sellepärast, et Hiiumaal on ja sõbra isa on täpselt samasugune. Nagu täpselt samasugune. Sa paned oma isa sõprasid praegu tanki või? Ühe sõbranna isa. Veel hullem siis. Aga no selles mõttes igaüks saab, kes võib-olla nii jumal teab seda inimest, võib-olla paneb siin pilti kokku, et võib-olla võib see tüüp olla, aga ma arvan, pigem ei ole. Okei, ühesõnaga. Ma arvan, et lihtsalt, et midagi nagu ta halba otsa teinud, ta veits seal käperdas nagu, aga see vend oli ilmselgelt suht nagu sassis juba, ta ei saanud midagi aru, on. Selle lause pärast, et see oli nii high IQ lause, ma arvan, ma lihtsalt paneks ta siia, et temaga võtaks šotti. Äkki ta kaine peaga on ka nagu okei tüüp. Kaine peaga kindlasti. Kõik on okei tüüp. Paneme siis, võtame temaga siis väikse võtame šotti, jah. Sest ma tahaks siukseid lauseid veel kuulda, mis ajuda täiesti nagu sassina. Nii, järgmine mees, minu siis klubikaaslane, kes siis sa olid 7. osas, härra Timo. Timo oli, jah. Rusikakangelane. Oli, ja. See oli siuke huvitav episood. Algus oli nagu siuke rahulik, vaata, chill, pärast sai jooki sisse, siis oli järsku... Rääkis Seidile, kuidas... Jaa, seda ja toda tegi. Ja lõppude lõpuks nagu midagi vist nagu seal klubis ka väga ei juht. Talle vist Aada hakkas lõpuks meeldima. Aada hakkas talle meeldima, aga see oli... Kui Aada ütles selle peale. Aga ma arvan, Timoga on nagu lihtne asi. Ma arvan, et aitab küll. Sest see ei ole ilus. Niimoodi seal rusika kangelase stories rääkida. See ei ole ilus. Ma arvan, see aitab küll. See on siuke... See on siis meil Anneli vist on kahe iiga lõpus, siis et ei ole Anneli, aga Anneli ja tead Anneli, tead mis kes temaga on? Ma käisin Meriliga, käisime seal, mis ta nüüd ongi? Mustakal see, ütle nüüd spa. Elamus spa vist, mis iganes. Ja siis nagu ma vist oli nagu, chillisime Meriliga selles, ma vaatan mingi tüdruk nagu jälgib, vaata mind kogu aeg ja siis mõtlesin, miks? Siis ma vaatan talle otsa, tegelen oma asjadega, vaatan talle otsa, tegelen oma asjadega. Ja siis lõpuks läksime siis süüa võtma. Ja siis ma olen nagu Merilin, et kuule, et see on vist see Anneli. Siis ta mingi, ma vaatasin ka, et üli tuttav on, vaatasin, ma võtan Insta lahti, aine. Ja siis teen tema selle profiili lahti ja ongi tema. Siis nagu ma ei oskanud üldse tervitused Anneli, nagu sorry, ma tõesti tundsin alles sind hiljem ära. Aga nagu sa ei oska nagu käituda midagi, nagu see, et sa oled chillid spaas, vaata, sa oled lihtsalt sind nagu teenindab siis nagu naine, kellest sa tegid nagu video ka, vaata, see nagu veits siuke naljakas olukord oli. Anneli siis, see oli siis see viimane episood, mis me Seidiga tegime. Anneli tegelikult oli päris chill ju, ei või? Ta oli siuke, tegi contenti veits, leidis mingi tüübi ka endale, läks temaga koju ja küll midagi ei teinud. Ei, võib-olla ei teinud, ma ei tea.
kus ma peaks teadma? Sa vaatasid ju, sa oled ju Raju Reede ekspert ju. Sa teadsid, et mis Claudia isa nimi on. Sellest saab jälle mingi top comment. Reaalselt. Aga Anneli, ma arvan, nagu siin on minu mõte läheb jälle niimoodi, et ma annaks talle uue võimaluse. Ma annaks uue võimaluse, sest et ta tõesti nagu üritas olla, ta nagu tahtis, küll ta oli nagu nende Paide meestega, ta oli suht toksika, aga ta tõesti vist tahtis ikkagi nagu sellist nagu materjali saada, nagu, et oleks nagu ikkagi põnev meie kõigi jaoks. No. Nii enda jaoks, või no nii tema enda jaoks, kui ka meie jaoks. Ja... Ühesõnaga, Anneli väärib uut võimalust. Anneli 2 i-ga. Arvan, väärib, jah. Nii, järgmine mees. See on siis karvane kosilane, keda siis Seidi korraks kabistama hakkas. Küll aga tuli välja, et nad siis tegelikult isegi ei kabistanud, lihtsalt rääkisid mingi pedagoogikast, sest nad on mõlemad, tema on õpetaja ja siis Seidi õpib ka õpetajaks ja siis selle mehel üldse naine olemas. Kui te seda osa vaatate, kui te ei mäleta seda, siis seal osas oli niimoodi, et põhimõtteliselt see tüüp oli Seidi oli selja taga ja Seidi võttis habemees kinni ja põhimõtteliselt tiristada mööda klubi ringi. Mõte käid terve aeg niimoodi mööda klubi ringi. See näitas lihtsalt, kui väga Seidi karvasid mehi vihkida. Lihtsalt tiritada selle habemeest. Aga see tüüp, ma ei tea, see vend, mida tegi Silverile nalja seal. Samast, et nagu oli midagi nagu halba ka otseselt ei ole ta kohta öelda. Õpetaja ka veel, pedagoog ka. Midagi ta tegelikult nagu ei teinud. Šoti võtaksime temaga või? Miks mitte või? Ei või? No nagu otseselt nagu ei keelduks, ma arvan. Aga niimoodi, et päris nagu jõu mees teeme šotti, nagu ma tea, kas sa teeks. Võib-olla. Ma ei tea, noh. Okei, ühesõnaga, ma arvan, siin on kaks varianti. Temaga võtaks šotti või meh? Või on liiga strong või? See on nagu strong, või? On või? Ma arvaks küll, annaks uue võimaluse, oleks nagu selles mõttes, annaks talle võib-olla... Ja, aga kuidas sa saad talle uue võimaluse anda, kui ta on suhtes? No? Assa nuga. See läks nüüd meelest. See, vabandust. Ma ütlesin ka, Robin, tänks, et kuulad. No? Ei no ma oleks see korra meelest ära, aga siis on tõesti natuke. Okei. See on raske, see on väga raske. Temaga võtaks šoti või meh või? No Seidi jaoks ta ei olnud meh, no Seidiga oli temaga väga huvitavaid teemasid. Ma ei tea, mina ütlen, et minu jaoks ta on meh, mina võtaks temaga šoti. Võtaks šoti või? Mina võtaks šoti. No okei, sul on täna sünnipäev või täna homme. Aitäh sulle, sünnipäevakingis. Sünnipäevakingid saad selle vennaga šoti võtta. Liigume edasi, täpselt samast episoodist. Kurat, ma ei mäleta, mis klubis nad käisid. Kas see oli Viljandis ei olnud? See oli vist Viljandi, jah, see oli Viljandi. Ühesõnaga, Viljandi klubi töötaja on see tüüp. Ja tead, ma arvan, see on see olukord, mis sinule siis naeru suule paneb. Siis see mees on see, kes andis Merilin Naul korvi. Kas meil just teiste inimeste õnnetust üle naeru suule toob, aga kurb olukord ta oli selles mõttes, et ja ka... Ma arvan see lause, mida sa just ütlesid, see oli nagu, saaksid lihtsalt naeratada. See lause oli hullem, kui lihtsalt naeratas. See mees tegelikult tundus suht nagu chill olevat seal. Ja ma arvan, et kui ta on seal paari töötaja ka, et me temalt saaks tasuta šoti ka. Aga samas, tead, ma arvan, see vend nagu oleks päris hea kandidaat Rannamaja. Ei või? Süke soliidne tüüp. Ilmselt nagu suht nagu... Ilmselt hea jutuga ka, ja näeb hea välja ka. Näeb hea välja. Mina olen nõus sinuga, et võtaks šotti ka, siis me saaks tasuta šotti ilmselt. Äkki ta vaatab seda videot ja me kunagi Viljandis... Kui me Viljandisse kunagi satume, siis me peame suga tasuta šotti tegema. Nagu. Mis sa arvad, kas me paneme ta sinna šotti alla või paneme, et ta läheb Rannamaja? Et ta annaks uue võimaluse. Või siis tema võib ka vabalt Raju Reedesse ka minna. Ja ma ütlen, et paneme ta, et võtaks šoti temaga. Okay. Aga see ju ei välista seda, et ta ei võiks minna selles mõttes ka... Ühesõnaga, me paneme siia kindlalt ta siia ära. Aga et siis te teate, et tegelikult ta võiks Rannamajaga minna. Ja viimane mees on jälle sealt samusest viimasest episoodist. Ja see oli see mees, kes ei ole tantsulõvi, kellel tuleb paar bachata trenni teha, et need puusad lahti saada. Ta on umbes täpselt samasugune puuhobune nagu mina. No. Nagu sina. Sa ei liigu üldse. No. Kahjuks me tema nime too episood ei saanud teada. Aga samas ta oli nagu siuke... nagu midagi ei teinud. Ta oli siuke hästi raulik. Ta veits nagu tõmbas kohkus vaata ja siuke... Nagu hakkas kartma veits kaameraid ja siis Anneli viis ta koju, Ta viis ta koju, aga seal oli põhimõtteliselt see, et tüüp oli väga gentleman, ootas kuni Anneli siis magama jääb ja siis jäi ise ka magama. See on minu arust gentlemanlik käitumine. Ja, on absoluutselt, ma olen täiesti nõus. Ei hakka kabistama kohe. Ei hakka, muidugi kes esimesel ööl magab niimoodi? Reaalselt. Jah.
mis me teeme? Ma arvan meh. Mina pakun meh. Kas ma korra tuletan ühte selles mõttes seda Seiku meelde. Seika seal meelde, et ma tulin klubisena. Nii. Minu meelest Aada rääkis ta kohta, et seal Aada istus Aada kõrval, istus sellele samale tüdrukule siis enne. Just või? No. Et tegelikult on sitaks nunnu poiss. Tüdruk on mingi, ma ei tea. Vaata teda, see on nii nunnu. Tüdruk on mingi, küll okei, lähme koju. Aada lihtsalt Tuled minuga ei tule või? Aada lihtsalt nii wingmanis ära. No Wingman, reaalselt see meie laul Wingman on lihtsalt pühha Aadalane. Aga ma ei tea, mina ütlen meh, ma ei tea, sorry, aga... Jah, lõpuks paraku ikkagi nii on, jah. Lõpuks oli lihtsalt nagu, Raju Reed on ikkagi siuke, kus see on nagu, kus ei ole lihtsalt, muidu oleks lihtsalt vaata Rannamaja kool on Reed, aga see nagu, see ei ole niisama Raju Reed, sul on vaja ikkagi rajusid asju seal korraldada, mida kahjuks see mees ei korraldanud. Jah, ma olen nõus suga, aseta ära. Nii et paneme meie viimase siia kategooriasse ära, paneme jälle save and download ja siis mälestuseks download image. Ja nii ongi, käime üle, nagu eelmine kordki. Legend, Adas, Seidi, Mairalt, Aleksander. No chance, see on väga õigesti pandud, ma arvan. Teeme kohtaks shoti Andres, Märt/Riho, tundmatu tüüp ja... Klubitöötaja. Vist oli Sander ta nimi, ühesõnaga. See on ka vist põhimõtteliselt suht okei kategooria, ma arvan, mis me siin kokku panime. Annaks uue võimaluse Maili, Katrin ja Anne-Lii. Siin on juba Rannamaja seltskond olemas me järgmiseks hooajaks. Mehsus Brõ, Claudia, Antero, Valeri, Aleksandra ja siis ka jälle tundmatu tüüp ja aitab küll Merilin Nau, Kerli, see tüüp, kes on kogu aeg klubis ja kelle nime sa ei tea. Teeb jälle karateed seal. Ja Timo. Ja ma arvan, see on nagu ikkagi täpselt siuke õige kategooria. Aga muidugi anname inimestele võimalusega selles mõttes oma selle listi kokku panna. Me jätame teile ka selle samuse lingi, siis saate teha ja meile siis Instagrami saata. Aga ma arvan, et tänaseks aitab küll Raju Reede siis sellel pühapäeval põhikanalil. Vot see on asi, mida ma olen tõesti igatsun. Raju Reed on ikka pull, see oli väga äge. Väsitage seda Andreid nii palju, et ta reaalselt hakkaks sellega tegelema kohe. Iga päev väsitatakse minna, ei ole vaja. On küll. Aga ühesõnaga, pühapäeval tuleb. Mina ootan väga, ma loodan teie ka. Jällegist Robinile siis soovige palju õnne. Vanaks saad ka üldse nüüd? 24. Vana mees juba, vana mees. Jah, kahjuks küll. Ja ma ei tea, Robin, tee siis outro ka. Ühesõnaga... Ma tuletan meelde, et see on ikkagi jälle teine kanal, nii et sa ei saa seda oma lauset. Ma ei teegi. Nüüd sa oled õppinud vigadest. Jaa, no ühesõnaga tegelikult ma tänan kõiki, kes mul tänan juba ette, kes mind võib-olla õnnitlevad sünnipäeva puhul. Ja Andrei paneb alla minu enda YouTube'i kanali, mille esimene video tuleb ka reedel samal päeval, mis see video välja tuleb. Ja kui teil on mingisuguseid ideid selle videoga seoses, siis andke mulle palun teada enda mõtteid ja enda ideid. Aitäh, et vaatasite Rannamaja Raju Reede tier-listi. Mina tänan. Olgu tublid. Pühapäeval näeme juba siis Raju Reede episoodidega. Ega midagi, jah. Davai, tšau, paka.